Rannakalandus tervikuna hõlmab nii Läänemere kui ka sisevete püüki. Rannakalurid on nii Läänemerest kui ka Peipsi, Lämmi ja Pihkva järvest ning Võrtsjärvest püüdvad kutselised kalurid. Kutselisel kaluril on kalapüügiluba. Ta on sooritanud kutseeksami ning kantud kutselise kalapüügi registrisse. Kalur teenib kalapüügiga elatist, müües oma püügisaaki, kuid kõigepealt on vaja see kalasaak välja püüda. Arvatakse, et viskaga võrgud sisse ja kala tuleb. On see siis tõesti nii lihtne? Ja kas elukutselised kalurid püüavad kala ainult võrguga või ka mõrraga? Kas oskame kalapüügivahenditel vahet teha? Mis on mis? Näiteks siin. Millisel juhul on tegemist mõrrapüügiga? Jah, võib segadusse ajada, et nii kalavõrk kui ka mõrd võivad väliselt sarnasest materjalist olla. Kuid viisid, kuidas nendega kala püütakse, on täiesti erinevad. Millisel juhul on tegemist mõrrapüügiga? Mõrrapüüki on näha keskmisel pildil. Esimesel juhul näeme kalureid, kes võrguga püüavad ja kolmandal kalalaeva avamerel traalpüüki teostamas. Kalavõrku nimetatakse nakkevõrguks. See nimetus tuleb sellest, et kalad jäävad võrku ujudes sinna kinni, justkui nakkuvad võrku. Sellest ka nimetus. Nakkevõrk. Võrkude põhimõte on lihtne. Võrgud koosnevad mitmest osast. Kõige üleval on reeglina ujukipael ja kõige all alumine tinapael või raskuspael. Nende kahe vahele on kinnitatud võrgulina. Võrgulina on peenetest tamiilidest või niidist masingootud lina. Vastavalt kalaliigile, kas on tegemist suuremate kaladega, näiteks lõhe, haug, latikas, on ka võrgusilm suurem. Väiksemate liikide puhul on võrgusilm palju väiksem. Näiteks räime püütakse väga väikese silmaga võrguga. Võrkude otstesse käivad lipud, mille vahel võrk asetseb. Maapoolset võrguotsa tähistab 1 ning avaveepoolset alati 2 lippu. On tähtis, et veekogul liiklejad saaksid aru, kuidas pidi võrk seal asetseb. Nii ei sõideta kas või lõbusõidukaatriga madalasse vette asetatud võrkudest läbi. Kalurid püüavad aimata kalade liikumist meres. Seetõttu on ka võrkude asetus selline, nagu kalur usub teadvat kalu liikumas. Enamasti asetatakse võrk vette õhtul. Kalad on pimeduse saabudes julgemad ja liiguvad sügavast madalamasse vette. Varahommikul lähevad kalurid võrkudele järele. See on oluline just soojemate ilmadega, kuna võrku jäänud kala on kiire riknema. Kuid võrkudest kala kättesaamine on vaid väike osa tööst. Võrgud on vaja puhastada meretaimedest ja sodist ning püügi korda seada. See kõik on päris aeganõudev. Kalade liigid, mida võrguga püütakse, on aastaajast tulenevalt erinevad. Peamised võrgupüügikalad on Eestis ahven, koha, latikas, lõhe, haug, lest. Kas sa tead, mis on Läänemere tähtsaimad püügikalad? Nimeta 3 peamist liiki. Kilu, räim, ahven, koha ja latikas. Mis on Läänemere tähtsaimad püügikalad? Õige vastus on kilu, räim ja ahven.
Mõrrapüük toimub nii sisevetes kui ka rannapüügina. Mõrrad ja kastmõrrad on passiivsed püügivahendid. Mõrdasid nimetatakse ka lõkspüünisteks. Kõlab nagu kellegi lõksu ajamisena. Nii see on. Lõkspüünis on just selline püügivahend, mille kasutamise põhimõte seisneb kala suunamises ja eksitamises püünisesse, kust väljumine on raskendatud. Kuidas erineb mõrd võrgust vee pealt vaadatuna? Kui vette püügile on asetatud võrk, siis näeme veekogu kaldapoolses osas ühe lipuga märklippu ja avavee poolt vaadates 2 lipuga märklippu. Nende vahele on asetatud püügile võrk. Kui aga on näha, et lippude vahel veepinnal on palju harali asuvaid ujukeid, on ilmselt tegemist millegi enamaga kui tavaline võrk. Mõrdasid ja nende liike on erinevaid. Avaveemõrd, ääremõrd, rivimõrd, juhtaiatamõrd. Suurimad kalakogused püütakse kastmõrdadega. Kastmõrd ehk kakkuam on juhtaia, kariaia, pujuse ja 1 või 2 pealt lahtise kastiga lõkspüünis. Kui võrgupüügil saab kalur tavaliselt ka üksi hakkama, siis mõrrapüük on juba keerulisem ettevõtmine. Mõned kalurid käivad küll ka üksi mõrda nõudmas, teisisõnu seda kontrollimas. Kuid märklipust võrgukotini on omajagu maad. Seetõttu on hea, kui teine kalur on abiks. Mõrrapüügil satub kaaspüüki erinevas mõõdus kalu. Seega on tähtis kohe merel kalad sorteerida ja alamõõdulised kalad vette tagasi lasta. Alamõõdulised kalad, see tähendab liiga väikesed kalad, tuleb vabastada. Kas sa tead, mis on siseveekogude tähtsaimad püügikalad? Nimeta 3 peamist liiki. Koha, angerjas, latikas, ahven, luts. Mis on siseveekogude tähtsaimad püügikalad? Õige vastus on koha, latikas ja ahven. Traalpüük, suurima kaliibriga kutseline kalapüük. Tegevus toimub reeglina avavetes. Kalapüüki väljaspool Läänemerd nimetatakse kaugpüügiks. Eestil on kaugpüügi õigused Teravmägedel, Loode ja Kirde-Atlandil. Ookeani vetest püütakse enim krevette. Traalpüük. See on traallaeva juhtimine ja kalaparvede otsimine kajaloodi, noodasondi või hüdrolokaatori abil. Kõlab keeruliselt, aga teeme lihtsamaks. Püüa kujutleda traallaeva merel sõitmas. Nüüd kujuta endale ette hiigelsuurt võrkkotti, mis laevast välja lastakse ja mis laeva järel sügavas vees püüab kinni sinna ujuvad kalad. Tehniliselt on see muidugi veidi keerulisem. Laev on esmalt otsimisretkel, et kalaparved üldse üles leida. Nimelt mõõdetakse ultraheliga laevalt välja saadetud ja kalaparvelt tagasi peegeldunud ultrahelisignaali leviku aega. See tagasi peegeldunud ultrahelisignaal annab kujutise, kas ja kui kaugel vees mingi objekt on. Piltlikult sa justkui kõnniksid pimedas toas ja teeksid ühtlast häält. Sealt,
kus ruumis on takistused, peegeldub hääl teise sagedusega tagasi, kui sealt, kus takistusi pole. Kuigi kalaparved on liikuvad, võivad nad mingi perioodi teatavas merealas suhteliselt paiksed olla. Kui kalalaev on parve avastanud, on tänu GPS-seadmetele võimalik nende asukoht kaardile salvestada. Aga kuidas toimib traalpüük? Laeva liikudes on selle järel suure suuga kott, mis kalu püüab. Nüüd võib kalade traalimine tunde kesta. Traali taga olevat püünist nimetatakse traalpüüniseks. Traalpüünis on püügivahend, mille kasutamise põhimõte seisneb kala ühe või kahe laeva järel veetavasse võrkkotti püüdmises. Läänemerest püütakse traalidega palju räime ja kilu. Traalpüügi saagist umbes 2/3 moodustab kilu ja 1/3 räim. Küsimus. Mida kaugpüügil kõige rohkem püütakse? Kas turska, krevetti või meriahvenat? Mida kaugpüügil kõige rohkem püütakse? Õige vastus on krevetti.